vaadake 1-2 maks. Tere kõigile, on 8. detsember ja 1-2 maks podcast alustab. Minu paremal käel nagu ikka minu hea sõber, andekas gambler ja ettevõtja Tanel Viik, tervist. Tervist, minu vasakul käel 5-0 rekordiga MMA võitleja, vlogger ja astroloog Maicel Astur, tervist. Minu paremal käel võitleja, spordikommentaator ja meie saatejuht Henri Rohtla, tervist. Tervist ja kaamerate taga Karl Ots, tervist. Tervist. No nii. Üle pika aja oleme siis jälle siin laua taga. Etteruttavalt siis teeme kohe 2 nädalat järjest. Ja etteruttavalt siis järgmine nädal esmaspäeval, 15. detsember, teeme laivi. Aasta lõpu laivi. Chatiga. Yeah. Chati tahame. Me tahame seda chatis kõvad möllu. Tahame suhelda chatiga, nii et pange ennast valmis. Tehke päev vabaks. 15. detsember kell 15.00. Just. Et kõik, kellel, no niikuinii 3-ni tehakse tööd, vaata, et kui te seal pärast 3 niikuinii enam midagi tarka ei tehta, tehakse nägu, et tehakse tööd, siis lükake lihtsalt YouTube'ist meie laivi peale ja võtame aasta kokku ja räägime siis, Glory on olnud pärast seda ära, on. Glory on olnud ja siis me räägime tulevastest üritustest, et siis on Glory on ära olnud ja siis on jah, Ufs ka vist. Vaatame kindlasti mingid top 10 highlights ja asju. Ja... Ma arvan, me teemegi. Ma mõtlesin, peaks tegema kõik oma aasta fightid, oma aasta nokk saab, ma ei tea, breakthrough fighter ja nii edasi. Joshua Van. Haige vend. Ta ei olnud rankiski eelmine aasta. Ta oli sul 2020 aastal, ta mõnda MMA alustanud. Täitsa crazy. Aga sellele jõua minna veel. Aga ja, igatahes järgmine esmaspäev siis kõmmutame 2 nädalat järjest, siis on pühad vahel, jõulud, värgid, särgid, Maiki läheb Spaini, naudib perega olemise aega. Teed väikse Estrella ka või? Estrella, no ei tea tegelikult. Vaatame, kindlasti mõne ikka teen. San Miguel on vist tegelikult seal teema. Aga tegelikult ei ikka mõne teeb 19 ets lähme. Jõua ära ootama juba siin mingi viimased 2 kuud ootan minekud ja kopp on ees. Palju seal kraad on? No siuke 20 või? 19, 18, 20. Päikse käes siuke 22 ikka piistav. No mis ta näitab järgmine nädala kollapäev 19. Eesti suvi. Pole paha. Jaanipäevakes. Täiesti, ei, tegelikult on normaal. Käisime no õhtul paad pusa peale, selles mõttes ei ole seal. See on pain. Pusa on pain. Aga päeval ju ikkagi saad... Praegu on ikka julm Mordor õues. No see üks värv. Fact, ja see värvispekter on hall, veel tumedam hall, siis on mingi rohelise, mingi tumeroheline puu, mis on veel natuke kuusk, vaata, annab mingit värvi. Ikkagi sellega tuleb alati meelde see meem on ju, et enjoy the colors of the world, which 2 colors, white or the green. Või siis Mental Health Walk. Mental Health Walk in Finland, vaata, või ongi North Pole, vaata, kõnnid lihtsalt mingi libised ringi kuskil jää peal. See miim on ka, kus see DiCaprio on, vaata see So you're from Estonia, how is it? Ei no, masendav on. Aga ma ikkagi olen see, et minu jaoks on hea, et lund pole. Ma ei taha lund, ma viitsi autot puhastada, ma viitsi talvesaabasta käia, selles ma naudin, ma käin ikka üle oma Adi sussiga ringi rahulikult. Ja ei no, lumi on ikka. Siis tulgu, kui ma ära lähen, siis võib tulla. Tulebki, ma arvan, täpselt jõuludeks. No näed. Sest, et ma olen seda usku, et ilmad on nagu veits nagu tsükliga, vaata. Et kui praegu oleks lumi maas ja ilus ilm, siis ma oleks kindel, et jõululaupäeval oleks aamen sellega, sest et sulaks ära, siis oleks mingi 2 nädalat ilus ja siis läheb pekk. Aga kuna praegu on sükene nagu keltsane olnud järjest ja hoiab mingid 5 kraadi, siis nagu on lootus, et äkki nüüd see jõulu veel ja sellel jõulunädalal nagu viskab miinust. Kuule, ma just vaatasin täna seda ajaloolist ilma, et 2021 oli viimane aasta siin lähiajal, kus oli miinuskraadid jõululaupäeval. Come on, kõva. Selles mõttes on pull. Ma ütlesin kohe, miks neid talvereffe nii vaja panna on üldse. Ma ikka pidasin pikalt vastu, aga nüüd ikka pidi ära panema. Ühiskonna surve. No ma tegin eelmine aasta väikse küljeka maha peaaegu selle, ma jäin natuke hiljaks. Joppas posti ei pannud lihtsalt, auto oli peegli peal. Täiesti. Käid poes lihtsalt, jõuad koju mingi vererõhk lahes. Mis juhtus? Peaaegu matsu panda autoga. Mul on lamellid all, et ma olen juba valmistunud, et kui lumi tuleb, siis RS-i käinud põiki. When it's stout, flat out. Peale on. Vaata, aga 4 vedu ju. No kontraga saab veel kõvemini matsu panna. Ühe korra oli see hommiku kirmen.
see on tummine. Okei, aga täna on juttu siis UFSist ja UFSist ja Clash ja One ja Box ja meie omajagu ja Box on omajagu. Aga enne seda siis võtame uudised kokku, et värsked Euroopa meistrid ujumises. Mega ju. Eile pandi siis 2 kulda järjest, et sellist ajalooliselt ongi ajaloo tehtud, et Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov siis mõlemad krooniti Euroopa meistriks, et Ralf veel võitis selle mingi 0,01 sajandikuga vist. Et päris... Ujumis ongi hästi väiksed vahed ka. No jah, samas Jefimova tõmbas seal mingi, ma ei tea, poole sekundiga, poole ringiga. Mis on kalenderne. Et päris äge ja 18 aastane alles, et mega. Äge. Ise ei ole kindel, kas ma peaks 100 meetrit üldse vastugi. Selle tehnika, mis mul on, peaaegu mõlemale poole. Ma ei oska ka väga ujuda. Mul oli see noorena need nahaallergiad, siis kui ujumistunnis ma ei tohtinud käia. Ma olin seal rannas oskan ujuda. Ma ikka saan hakkama. Rannas ma seisan. Ja kaldal vaatan kaugustesse rahulikult. Ise ju... Kajakatega seisab seal. Ei anna ära. Et ise ju siis Henri Hein, kellega ma ka enda kämbe all valmistusin, on siis Eneli üks treeneritest või ma ei teagi täpselt, kas ta nüüd on peatreener tal, aga üks treeneritest kindlasti ja mingi koostöö neil on, et ujumine oli päris äge nagu ja siis nagu sai ise ka seal ikkagi tehtud mingid hing kinni harjutusi ja et mingi 25 meetrit niimoodi, et hingaga paned täiega. Kuidas... Nende labadega ka on käe asjad. Et tegelikult ujumine päris äge nii võhmale, füssile, üldfüssile kõigele, et päris äge, nii et tervitused siis Henrile, et hea töö. Henrid teevad asju ikka. No. Henrid on maasad. Kas ta nii või Y? Y. Aga Henri Tiiga ei tee nii palju asju või? Ei tea, Trell nagu natuke tegi siin samas. Tegi jah. Heastas ära ennast kohe. Heastas ära, jah. Aga jah, palju õnne. Meil on uued Euroopa meistrid. Jefimovalt siis 2 kulda ja Ralfilt siis... Mis ta võttis rinnulujumises ja... Distants oli mõlemad rinnul ja ka 50 meetrit ja 100 oli siis ja... Ahaa, davai. See oli lühike bassein või pikk või? 50. Peaks olema võistlustel alati 50 vist. Ei ole, see on lühirada ja lühibassein on veel eraldi arvestus. No võt. Võta näpust. Ja järgmine uudis siis eestlased jälle toimetavad. Treenerita võistlema sõitnud Eesti EP naiskond võitis Vancouveri MK-etapi. Kotti pandi siis kõik 4 vastast ja aasta lõpp siia. Miks need treenerid pand? Ma ei tea, seal on üldse mingi palju furoori sellega. Miks neil ei ole? Keegi jälle näperdas. Keegi vaatas seda. Mehisviru või? Jah. Ma ei ole vaadanud. Ma ei ole ka jõudnud veel. Aga pidi olema... Võigas või? Pidi olema vist nagu hea vaatamise, nagu väga siuke nagu, et peaks vaatama, nagu väga siukse nagu treenerina ise ja lapsevanemana on ikka nagu saade, mida peaks vaatama vist. Võid see olla teadlik. Ja. Aga ärme rohkem lähe siia, sest eelmord puudusime liiga kaua ja juba olime süüdi, et nõustume siin midagi. Me ei saa nagu nii nõustuda, ise oleks täiesti Kein Valaskes, kui midagi sükustust. Kein Valaskes pidi olema midagi räme võll vangis. Ta on nagu saanud sükse mingi respekti ja paneb mingid vendadega ringi seal normaalselt. Pidi olema väga hull võll. Kartelli vennad vaatasid, heavyweight champ tuli. Meie tiimi raudselt. Kohe oli tiip püsti. Ja järgmiseks siis Eesti top 1 piljardimängija Deniss Grabe saavutas Hispaania tippturniiril 2. koha. Peaauhind oli siis Essa koht 30 tonni ja kahjuks siis finaalis pidi ikkagi hispaanlase paremust. Oli hispaanlane, jah. Hispaanlase paremust tunnistama. Vaatasin ka mängu poole pealt. Ta ütles ise, et ta teises setis ei teinud ühtegi viga ja vastane mängis lihtsalt paremini ja nii oligi. Mees on üldse väga kõva hooaja teinud, et elu parim hooaeg on igast medaleid on tulnud. Napikad, siin MM-idelt napikad, kus oleks ka mänginud medalite peale seal. Tenballis oli ka päris lähedal. Oota, aga Tanel, sina oled ju ise kunagi ka isegi Eestit esindanud piljardi Euroopa meistrivõistlustel. Fun fact. Päriselt. Keila noortekeskusest ikkagi välja kasvanud mõned
jah, seal oligi Keilas, meil oli klubi olemas, mõned vanemad mängumehed seal, Artur ja Elchin olid ees nagu ja siis käisid iga päev peal kooli mängimas ja siis mingi aeg öeldi, et nüüd lähed võistlustele ja siis ma olin vist äkki mingi 14 või 15. Ma mäletan oma esimest sain seda. kohe õbeda ja kohe EM-ile kõmma. Me käisime ju... Kus toimus? Saksamaal. Ja kus läks? Mingi esimesest raundist sain edasi ühes nagu selles raamistikus, see on nagu 8-ball, 9-ball on ja siis 14-1. Siis ma ei mäleta milles, aga ühes ma sain ühe edasi. Aga üldiselt sain tuppa mõnus. Aga päris äge ju. No korralikult ma arvan väristad ka seal mingi esimest korda, vaata, kui sa ikkagi täpselt sama näide, et sa lähed nüüd D-liigil ringi 5. korda või sa lähed esimest korda, siis ma arvan, et see on nagu... Seal oli see ka, et mina nagu, mul oli kõik olemas, ma mängisin, muidugi tegin mingid ranne ka, aga seal nagu teised noored, need tegid ikkagi puhtaid laude ka juba, vaat. No sul ongi viga, ei saa teha. Siis ma olin U16, siis samal ajal Deniss oli U18 seal turniiril ja siis ta sai seal esimest korda medali ka. See crazy. Ka andekas post, noh. Ja mul oli oma kiivel ja seal olid need... Superviik. Seal olid sealt all, selle käepidema peal olid need kuradi ässad ja värgid ja mingid täringud ja gambling oli juba sees kuidagi manifested. Päris äge. Aga Deniss väga kõva hooaeg ja äkki uuel aastal juba näeks siukseid numbreid, kus on Moskooni kapil ka kohal. Võiks nagu teha. Mis see? Moskooni kapp on USA versus Euroopa, iga aasta mängitakse ja see on edetabeli järgi võetakse siis kõige kõvemad usakad ja eurooplased, siis teevad oma vahel nagu tiimi võistlusvad. Kas ta on nagu professionaal või? Jah. Elabki selle pealt? Ma arvan küll. Päris äge. Väga äge. Väga head auhinnarahad, kui korralikud turniirid ära panen. Kas Vegasest on ära tõmmanud ühe suure ja... Ma vaatasin seda, kui vaatasin seda Matchroomi teemat, siis Netflixi dok oli, rääkisid ka seal, oli Tartus on ja rääkisid ka nagu rääkisid siis snuukrist samamoodi, obviously mega räiged rahad ütlesid ka mingi mälesid. Ja snuukris on veel jõkram. Jah. Aga lihtsalt pole Eestis nii teema snuuker. Meil on üks, see Petrov on, kes mängib nagu ikkagi nendel õigetel turniiridel. Aga rohkem väga ei ole. Pigem on piljardi oma. Piljardi oma siin tuleb noori ka peale jälle. Vaatasin ka, ma jälgin seda Eesti Piljardi Associationit, see ikkagi viskab, siis see ikka viskab aeg-ajalt seal jah, et keegi jälle kuskil Euroopas midagi 3 hulka sai või napilt mingi, ma ei tea, Karl Gnadenberg on see, kes võidab, on siin U16, U18 on tõmmanud medaleid ja värke. Nüüd läheb juba täiskasvanutesse paugutama, et sealt tuleb kindlasti mingid tulemusi. No võt. Igal juhul kõrget lendu Denissile, uus aasta tuleb parem kui see ja let's go. Mis me veel räägime Kossust. Me saime siis MM-i valikturniiri ühe võidu, ühe kaotuse. Sloveenia mäng oli muidugi epic, seal oli 3 korda tunne, et nagu pandi nüüd pange ja siis jälle, et on olemas ja siis juba, et on jälle panges ja täiesti emotsioonide virvarr käis ja siis täiesti nagu uskumatu ka, kui ma oleks Sloveenia nagu fänn, siis ma oleks ka nagu, mida te teete, kellel te kiirustate selle viimase sekund, sul ei ole vaja lahti mängida seal mingi rabistades, kuhugi auti visati üldse, siis see viskab vastasele ja siis Kults paneb veel 3 ära veel, nagu ebareaalne, et see oli, ma reaalselt karjusin kodus, ma kükitsin maas lihtsalt terve lisaajan. 25 aastat oled vaadanud Eesti mänginud ühe korra, viskas nüüd teistpidi, et ei lagun ära ja saad ühega viimasel sekundil. Aga kunagi Serbiale pani ka Kullamäe, pani Suurhallis, pani step-back 3-sega, panid 1-ga, see oli ka jõhker, aga nüüd see oli ikka ulme, mis seal üldse toimus. Seal Kalev Kruus ja vanem Kullamäe olid ka ikka täitsa šoki seisundis. Ja teist mängu siis sai ka ise Unibet Arenal vaatamas käidud. Lõpp läks nagu ära jälle reisk. Mida Tanel ütles, seda filmi on juba varem nähtud. Legendaarne film. Lõpus visked ei tabanud enam 3-sed. Mindi natuke ühe dimensiooni peale välja, loobiti seal peale. Aga miks nii väristama hakkavad siis? Hakkavad väristama, jah. 4. jälle. Tšehhi oli täitsa amsatav jälle. Oli, jah. No, aga see ongi, pisiasjad loevad, alati vaatad, võidetav, ega sama ju. Tšehhil muidugi oli kohal see, kes EM-ilt eemale oli Satoranski, kes on Barcelona põhimängu juht. NBA-s ka mänginud ja värki, see kuradi leiab kõik vennad üles. Aga jah, Essas mängus siis Trell pani 29 sanga, teises mängus väidetavalt oli siis 38,5 palavikuga seal võidelnud, et seda oli ka näha, poole ajal oli vist 4 punkti ainult või 7 või mingi. Järgmises aknas tuleb seal Rootsi ära võtta ja ma ei tea, kellega nad veel mängivad.
no millal me saame selle nagu ultimate selle Eesti koondise kokku, kus kõik on kohal, nagu on see üldse reaalne või? See on mõni suur turniir, praegu on kõik, kes Raiest oli puudu, sest tal oli mingi natuke vigastatud ja meeskonnaga leppis kokku, sest ta ei lähe ja siis on kõik, kes USAs mängivad. No, aga teistel on ka puudu, vaata. Selles mõttes, see ei ole ainult meil. Sloveeniale me ei oleks ilmselgelt vastu saanud, kui Dontsit saaks ka olnud kodus. See oleks üksi võtnud seal 40. Aga meil on Henri Veesaar teeb jõhkrat mängu. Just. Aga suures, kui ma uudiseid panin kokku, siis ma mõtlesin, ma panen selle sisse, aga mõtlesin, meil läheb võib-olla liiga pikaks jutu ajamine. Et see on lihtsalt nagu selles mõttes nagu liiga mäng, aga pani jälle kaksik duubli, toimetab seal korralikult. Nüüd tulid need mock draftid ka esimesed välja seal ESPN-is, ma võib-olla panen panga, ESPN-is oli äkki 40 pikk ehk siis teise raundi algusesse NBA-sse ja siis mis see teine oli? Ühesõnaga see oli veel esimese raundi lõppu 30 ja sinna lähedale kuskile. Väga hea. Et täitsa võimalik, et tuleb siuke rollimängija mine võib-olla kehvemas tiimis isegi põhitsenter. Väga kõva. No võt. Ja sellega siis põhimõtteliselt võtamegi kokku uudised. Endiselt, kallid sõbrad, Ballsy on meie taga ja Ballsy on ka teie taga. Kui tahate jõuluks kinkida pruudile uued jalavarjud või uue parka, siis mine nende e-poodi, pane YKM25 ja saad 25% soodustust kõikidelt täishinnaga toodetelt. Nii et Ballsy toimetab. Sul oli ka see teleturg tuleb ikka aina paremini välja. Telli kohe ja saad veel kasut. Helista numbrile 900. Spetsiaalvõie saad kaasa. Küsida võid kõike. Mõtlen vaid sulle. Siluett 40 kreemi saad kaasa. Okei, aga tänase episoodi on teieni toonud lisaks ka Ballsyle Sir Autorent. Sir Autorent, sinu kindel liikumispartner juba üle 25 aasta. Valikus on kõik, mida vajad. Väikeautod, 9-kohalised väikebussid, mootorrattad ning isegi 3-rattaline Can-Am. Olgu plaanis sõita üritusele sõpradega või rahulik nädalavahetus vanaema juures. Sir Autorendil on lahendus olemas. Paindlik ja mugav teenus, mis aitab alati sul õigeks ajaks kohale jõuda. Kasuta sooduskoodi YKM10 ja saad igalt rendilt 10% soodustust. Oleme tagasi ja alustame siis toimunud üritused, mis on olnud esimene asi, millest räägime, on The Clash 3. Toimus see siis 21. november Pärnus. Ja, seal oli hunniks siis Muay Thai. Michael oli ju kommentaator. Muidugi. Täiega andsi kuuma. Ukuga koos 22. november ei olnud see, mitte 21. 22, vaata näed. Me oleme väike kirjaviga siin. 22. november, jaa. Ma mõtlesin, minu sünnipäeval oli see nagu üritus, sellepärast ma ei tulnud, et nautisin siin natuke sõpradega olemist. Aga siis võtame siit algus kohe. Sten Mänd võitis Andres Eesmäed otsusega. Karol Kennet Lootus võitis Jevgeni Ivanovi otsusega. Mina seal kommentaatori puldis. Uku tegi minu oma kommentaatori debüüti. Kennet Künerpuu võitis Sami Mannineni. Juuso Renfors võitis Randel Uibot, see oli siis Raju ära jäänud finaal. Ja tegelikult Randel fightis väga hästi. 2 raundi oli väga terav. Teise raundi lõpus sai Juusolt normaalse spinning kiki otse kuklasse, kukkus pikali. Juuso oli tast peale. See vist peaks siin videos ka olema. Ja siuke väga ilus taekwondo löök oli, väga ilus nagu. Ja siis Randel nagu tõmbas, oli näha, et jäi täitsa löötus, ütles, et ongi pilt läks nii kadus eest ära, et ei suutnud tagasi tulla. Ja siis Teolans rondis läks ühe korra shootima midagi lahjalt, Juuso pöörast ümber, läi alla, kogus sisse ja tagant kägistus peale, et selle mõttes väga siuke, väga esimest Juuso poolt, et Randel oli ka algus väga hea, paar põlve läksid läbi päris karmilt tal ka. Et kahju, et niimoodi see sama kummiselt läks läbi. Siis oli ka boksi celebrity fight, Alex Wave võitis Dr. Mooli. Esimeses raundis on see fight oli normaalne show. Kloppi. Alex Wave ja Dr. Mool mõlemad tulid siukse sisenemisega, saad aru, vennad laulsid, möll käis, tum, 3 erinevat sisenemislugu, igaüks oli ära lõigatud oma moodi nagu räige. Dr. DJ Mool on siin, DJ Mool, et väga äge. Siis oli Michael Stradubanov versus Mikola Lasarets, Michael Stradubanov võitis otsusega. Jõhkrat hea fight, 17 aastane kutt tegi pro-boksi debüüdi.
väga hea esitus, siis ongi sama, mida highlight'id on just Sander Reemets võitis Konstantin Uskovit, kindlasti üks fight of the night nagu ebareaalne, 3 raundi lihtsalt vennad ladus üksteisele lõuga nagu räige. Siis Martšuk, Dmitri, Misha võitis Nikita Raševitšust esimese raundi lõpetusega. Nikita alustas mega hästi golf-kikkide, aga Dima lihtsalt kannatas nii hästi ära. Ühel hetkaks lõid tuumalt haaka laduma ja lõpetas ära. Enrique Känik võitis oma pro debüüdi, siis otsusega lõi ka Randel Vaiksalu 2-3 korda seal lugema, 3 korda. Raundis oli 2-3, jah, üks jäi puudu, et saada lõpetus kätte, et oli päris lähedal, aga lõpetust saada ka korralik. Kickboxil on ju. Jaa, Kiki pro debüüt oli Enriquel. Mr. Overhand siis. Võib-olla läks liiga elev, et Uku vaata, saaks ladum kui Overhand. Siis Jevgeni Kabanets võitis Nika Bregvatset esimese raundi Anacondaga. Lõi ta ilusti vasaku haagiga tudisema ja pani Anaconda sealt peale ja ilus lõpetus. Jevgeni Portsu ära. Jevgeni see leivakas on see Anaconda. Siis Karoliine Moones tegi oma Clashi debüüdi. Just tuli siis Raja Damnõi staadiumilt ja võttis seal võidu. Nüüd tuli siis Clashile ja tegi väga ilusa 3 raundi. Minu arust kindlalt performance of the night. Oma tehnika meeletud. Kui see hääletus oli, siis ma võin mõelda. Tiipe lõi nagu boksikoti peal. Olavi, väga oluline fight. Olavi oli enne seda fighti 0-2 pro karjääris. Vastane Augustas oli 2-0 ja Olavi sai oma esimese võidu ja sai lõpuks siis ühe sinna võidu. Someone's O has got to go. Jah. See oli kindel, et läheb kellegi 0. No jah. Ei ole. 3-0. Augustas on 3-0, jah. Et selle mõttes oli näha, kui palju see Olavile tähendas ja ürituse mõttes nagu müts maha Clashi ees. Väga ägedad tööd teevad. Ja see, et üldse oma nimeline puur pandi püsti ja mis jääbki nüüd siia, et osteti välja, ma saan aru, et see ei olnud mingi rendiprojekt. Ja. Mega äge. Clashi tuleb päris palju, tuleb ka väga äge uudis, mida ma igaks juhuks ei räägi. Me tegime seal siis Clashi korraldaja koos Indeka, et ta paneb selle oma kanalitele varsti üles, aga jah, neil tuleb väga äge asi ja järgmine aasta oktoobris, novembris Unibet Arenal, nii palju ütlen. Ahah, lähevad väga suurelt peale. Jah, nii et aga ma seda rohkem igaks aga nad käisid ju Tondirabas vaatamas mingit asja. Ta vaatasid palju kohti, aga ma sain aru, et on Unibet, oli see minu meelest. Igatahes tuleb palju uudiseid neil. Said väga suure rahastus endale taha, nii et sellepärast väga äge. Ja ütlesid välja, et nende eesmärk on olla One Championship põhimõtteliselt. Nende eesmärk on olla nagu nii suur, nagu on põhimõtteliselt tahad olla Baltikumi suurim ja Euroopa suurim ja kõik, et tahad nagu väga kaugel asja viia ja selle mõttes ma ütlen müts maha, nad võtavad kriitikat vastu nagu väga hästi. See hüppe, mis Clash tegi esimeselt, kus Silvi Ilves tegi terve albumi esituse versus nüüd see üritus. See oli päris asi, noh. See oli ikka vägev. Et ainukene asi, mis neid praegu piirab, ongi Pärnu spordihall. Ja ainuke asi, mis neid piirab, see on lihtsalt omad logistilised probleemid, nagu näiteks, miks ei ole hea maikuust ja üritus näiteks, on see, et seda valgust, et seda saali pimedaks saada, on väga raske. Praegu oli okei, sest et november on nagu nii pime kuu. Sest et Mordor on. Jah, üks valgus ainult hall ja siia must. Et 4 päeva on juba täiesti kott pime, et praegu ei ole see issue, lõu on kott pime juba, aga jah, ma ütlen meeletu areng. See, kuidas samamoodi Eimard Hendriga olime eelmisel Clashil, siis maikuus olime ringi kõrval, ta must peksis üle, aga nüüd nad panid meid nagu põhimõtteliselt tribüünide vastu puurist eemale, aga nad tõstsid meid kõrgemale. Me nägime kõike nagu Ukuga mega hästi. Siin oli teleka sees ja nagu kõik, kurat, mikrofonid, need kõik süsteemid toimis nagu valatud, et väga. Kas koha peal oli ka veel ekraane või? Jaa, 2 suurt ekraani. Mega äge. Puuriga peab see olema, esiteks, see võib olla nagu see, miks nagu pandi on ja. Aga minust puuriga on see, et
sealt esimesest lauast ei ole üldse nii hea vaadata kui mingit teisest või kolmandast. Kas sul kaob see võrk ära siis? Peab olema, tegelikult peaks VIP-laudes ehitama nagu kõrgemale. Me oleme sellest ammu rääkinud ka tasandi peale, et veits tekiks see nagu lisaks siis tribüünile veel mingi väike see kolossum, vaata. Ja ma ütlen V-klassi poistes nagu lihtsalt nagu respekti andes on see, et nad kirjutasid kohe meile, et andke ma tagasi seda. Et mida võiks veel parandada. Et nagu ma räägin see, ja ma ütlesin kohe neile, et minu arust oli see, et oleks võinud olla kohe highlightid iga raundi vahel võiks tulla kohe matši highlight värgid, aga see ongi vaja või tiimi. Igal juhul ütlen, see, mis nad teid on siin 3 klassiga, mõle venel läheb 10 eurist aega, et mega aru saada, et selles mõttes väga kõva. Siis 22. november toimus ka The Ring 4, siis Ring Magazine üritus ja esimene fight, mis räägime, on Devin Haney võitis Brian Norman Jr.-it ühes otsusega 12 raundi. Ainus asi, mis see matšis kõlbas vaadata, oli see sama knockdown. Vaatasin 12 raundi täna hommikul ära ja ütleme nii, et oli pingutus, et ära vaadata. No ei ole see väga nii põnev. Väga raske, et Haney muidugi tegi selles nagu ilusa performance'i, tegi, mis ta pidi tegema, võttis ära selle, aga ikkagi see on nagu Haney lõpus ikka siukene. Ma ütlen ausalt, vaatasin ja siis vaatasin Reels ja tegelikult samal ajal. See on raske. Käis selle. Aga selle vastu Jesse Bam Rodriguez võitis Fernando Martinez KO 10. raundis ja milline KO. Kui me räägime Haney match, oli see midagi, kes tahab õppida, kuidas peab boksima, vaadake Bam Rodriguez'st fightimas. Ebareaalne performance. No see slip ja kohe nüüd vasake tagumine sirga tuleb ikkagi midagi nagu see on ikka õpikust võetud nagu nii nagu trennis teeme põige sirga, see vend teebki nii, et crazy performance, head movement juba taganedes, vähesed suudavad seda teha boksis üldse, distantsi tunnetus ebareaalne, bumm, Ja seda oli näha ka, kuidas ta viskab neid jääb, et kukub iga kord sisse, just nagu need kaks eelnevat jääbi siin samamoodi. Ja sealt sa lähedki. Ja terve fight töötas appereid, kehatöö, võttis nurkasi, crazy, vanal sündis niimoodi, et ta oli open workout 4 päeval ja vana oli FaceTime'is oma naisega, naine sünnitas samal ajal haiglas ja siis laupäeval läks ja pani performance'i maha, undisputed champion, ebareaalne vend, ebareaalne vana. Price to pay, jah. Ott Tänak ütles ka, et ta pole ühegi oma tütre sünnipäeval saanud käia, kui nüüd karjääri maha pani, et nagu, see ongi ebareaalne. Aga ma ütlen, vaadake tõesti seda, see oli performance'iga väga. Ja peamatšis siis David Benavides, Monster siis lõi DKO-s Anthony Yardi 7. raundis ja see on see, kui on keegi sul raha võlgu. Maksa ära. 20 lööki seal. Kuskil Nordeka kõrval kakledist. Aga see on see, kus matš lõppes. See oli nagu see lege, see USA fighter, kes vuntsiga oli ja siis need, kes lasid, vaata, üks saab peast. Et Benavides muidugi, Yard oli esimesed 2 raundi väga terav, tugev, nagu ta ongi füüsiliselt väga võimekas. 3, 4, 5, 6, 7 oli ikka väga hapu, seal juba Benavides peksis täpselt nagu taast lõunasegi raha võlgu, et tõesti andis matsu kõvasti. Benavidesele ette anda siis järgmisena? No ei räägita seda Canelo, aga kui ma vaatasin see Benavides praegu fightim, siis Canelo teeb õigesti, et ta ei võta seda Benavides, ta on nii suur, ta on siuksel lituudiga, et paha hakkab, kui me räägime seal Bivol asjad on võimed, aga praegu ongi Surdo Ramirez on cruiserweight'is, kes on champion. Oli ütleb, Benavides läheb võib-olla cruiserweight, aga samas kui ütles, et Dmitri Bivol, et tema tahab tulla alla ja võtab Surdo Ramirez ära. Nii et mina teeks Benavides ja Bivol, taastub praegu. Uue aasta seal, ma arvan, teises kvartalis võime ootada fight, ma arvan. See oleks väga kõva. Bivol ja Benavides, ma arvan, võib olla reaalne fight, mida näeme. Väga reaalne fight. Benavides on ikka jurakas, tal ei ole probleemi kaost üles minna. Šiukelit tuud käes, et Canelo hoidku eemale kindlasti. Noor, näljane, mehiklane. Kindlasti mitte Canelo on karjääri lõpupoole juba, seal võiks teha rahus oma money fight'e ja mingi legendidega jälle. Just, et seal võtta mingit Benavidest ette, unustage ära. Kas või 300 miljonit makstakse ära võtta. No Jake Paul lööb nüüd ära, Joshua siis Benavides teeb Jake Pauliga. Benavides. Cruiser veidis, heavy veidis, no problem. Aga selle mõttes asjalik boksi õhtu oli. Aga sellega meie sama õhtu ei piirdu. 22. november toimus UFC Fight Night 265 Katar. Esimest räägime Luke Riley siis. 11-0 rekordiga Luke Riley tegema UFC debüüdi. Pikalt räägiti, pidi tegema Contender Series, ei saanud lepingut, mingid viisa issued.
vanasti nii palju pätti pannud nagu Tanel Viiki omal ajal, aga lõpuks sais Katarist ja Siukest lambist äkki. Terve nädalavahetus pandi tanki, nüüd on kuradi esmaspäeval jätkub. Flashbackid. Ega midagi valesti ei olnud. Tuli liiga sujuvalt ka midagi kõik. Luke Riley nägu Tanel Viik, see riimus ka. Didn't see that coming. Pane uuesti tagasi. Luke Riley on muidu Paddy tiimikaaslane. Paddy tiimikaaslane oligi tegelikult Shamrock ja Luke Riley mõlemad on Paddy tiimikaaslane. Shamrock kaotas. Shamrock ei saanud üldse hakkama. Ei, kohutav. Ja no ilus. Esma raundi Luke Riley kaotas, Bogdan Grad päris hästi kontrollistas seal maas. Grad ei ole ka mingi papispoiss, see on ka väga terav. Nüüd on tegelikult UFC-s vist 2 või 3 kohtas jutti. Ütles ise, et loodavalt te annate mulle veel võimalus, aga seal võib olla suur tõenäosus, saab kikki ka. Tuleb igalt poolt peale nii palju. Aga kõva võit Luke Riley'le. Nüüd just kuulutati välja UFC London märtsis, 100% tema, Shamrock, kõik on kohal seal, et aga Shamrockist järjaks ei saanud üldse hakkama. Väga keeruline fight oli tema jaoks. Ei suudnud, maadlust 0, Chich on tal hea. Lasi haake sisse tõmmata, nagu see püsti võitlus kätega oli täitsa. Jalaga oli hästi. Jalaga oli hästi, jah. Muidu ta on vist rohkem siuke Chichi maadlus. Chichi vana ja siuke ripub küljes oli ikka. Aga Volkan Ozdemir võitis TK-ga Alonso Manifieldi esimeses raundis ja no ilus põlv. Kohe haak saad järgi. Arvat oligi, et ei feidi Volkanit ikkagi. Oli ja pigem küll. Singeli KO-ga peale ka, ikka vaja panna. See oli hea. Ja siis Müktabek, Orolbai võitis Jack Hermansoni esimeses raundis. Päris palju SA raundi lõpetanud. Väga palju. Aga no see ei ole aus. Müktabekil on 1000 aastat elatud ka. Ta on kogemust nii palju juba. Ta on mammutitega fight. Jääaja poiss. Mulle väga meeldib see Müktabek. Korralik masin. No Hermansonil on nüüd küll natukene pahandus 2 korda overendiga täiesti kustu. Natukene võib peale juba natuke palju. Lõugi peale, ma juba tõesti võistanud ka juba omad aastad siin. Aga siis üks aktiivsemaid fightereid see aasta, Valdo Cortes Acosta, lõi esimeses raundis Shamil Gazievi nokki. Gazievil on päris kehva, siin andis ju alla just kellegi, Jarzinho Rosensraki vastu andis alla, nüüd Valdo Cortes Acosta lõi nokki. Eelmise ta lõi kellegi ära ka, aga jah, Valdo ikka paneb tummiselt. Ja nüüd anti just ju Derrick Lewis ette, kui Derrick Lewis ära lööb, siis ma ütlen väga lähedalt tiitlile. Väga, kui Derrick Lewis ära lööb nokki, ma arvan, on tiitlimatš ka olemas. No Black Beast ikka võtab ise ikka. No ei tea. Selle mõttes on see Valdo Costa teemist pull, et tõesti, vana fightis 2 või 3 nädalat tagasi, sai Aibogi ja Ante Del Aia käest ja siis tuli tagasi, lõpetati ära, fight tuli tagasi, lõi nokki ja nüüd lõi uuesti nokki. No mis ta ütles, ta on 9 last, ta peabki fightima. Ta peabki fightima, seal ei ole valikut. Siis Kyoji Horiguchi on tagasi UFC-s ja mis on veel parem võimastu tagasi, kui võtta ära mägede poist Tagir Ulanbekov 3. raundi RNC-ga ehk siis tagantkägistusega. Sain rahaliselt laksud sisse, ei uskunud vanakooli meistrisse. See Kyoji Horiguchi on väga haige vend. Võtan kohe statistika välja. Nii sees. Kyoji Horiguchi. Ta on tegelikult ju 35 alles. Tegelikult on 35. Võtta kohta fightinud on. Ta rekord on 35-5. 35-5. Ta on kaotanud. Ta kaotas UFC-s. Mis ta SA fight UFC-s oli mingi kurdi 2010? Esimene fight oli tal 2013. UFC-st ta kaotas ainult Mighty Mouse'ile ja läks minema UFC-st. Ma läks Risinisse, domineeris Risinis, kaotas Tenji Nasukavale kickboxis. Või Tenji Nasukava, fun fact, sai oma esimese pro-kaotuse. Ta on nüüd rekord on tal kas 70 või 61 või? Sai esimese profikaotuse alles. Siis ta kaotas Kaia Sakurale Risinis, Kyoji Horiguchi. Siis ta kaotas Sergiole, Patchi Mixile ja ainuks, Patchi Mixile kaotada muidu ikka päris kurb. Aga reaalselt ta pole kaotanud, viimane kaotus 2022 aastal, nii et väga rets. Tegelikult on vend 35-5 on ikka kõva pro-rekord, väga kõva. Ja äge tagasitulek. Pantoja ütles, et Kyoji on ta hea sõber, aga ta hea meelega teeks, et nagu hea õnnelik oleks, kui Kyoji saaks tiitlimatši. Ja nüüd Sassiga läks nii ka. Sassil on vaja natukene opereerida. Nägid seda, et see teine Vait ütles, et siin ei olnud nagu küünarvarrest, vaid õlast üldse. Väga huvitav. Et nagu sa vaatad, et see asi on banaanis siit, aga tegelikult oli nagu õlast väljas. Aga ma arvan, et nad ei olnud veel kõiki neid pilte ära. Ma ei ole täna vaadanud, aga eile oli, et oli nagu kerge, aga me jõuame sinna nagu nii. Siis
Co-main event'is Ian Machado Garry võitis Belal Mohamedit ja keegi ei mäleta ta nime enam varsti. 2 kaotust järjest Belalil ja võtame maha. Õnneks tuli kiiresti, tuli ja läks. Tuli ja läks. Aga üllatav see, et ei saanud, Garry maaduskaitse ikka väga hea, distantsitunnest väga hea, aga samas Belal tabas ka boksis isegi päris okeilt, et Canelo Hands ei olnud nii kehva seega. et tabas ikka oma jagu. Canelo Hands, mul ei olnudki meelest. See ikka täitsa. Treener ütles, tal on Canelo Hands, sai Jackil täiega kelku 5 raundi lihtsalt. Nii loll. See kõrdi riils, aga sellest, kus on kokku lõigatud see. Et no Ian Garry takedown defense väga hästi. Normilt taob seda alga ka ikka. Ian Garry selles on ikkagi õigus, aga teeninud välja endale tegelikult tiitlimatši selles, et oli ta back-up ja nüüd järjest võitnud kõiki, see on ikkagi ainult Shakvatile kaotas, aga Shakvat on nagu pull vana, ma ütlen, aga eelmord ütlesin. Millal ta viimati faitis? Ta on saanud 3 champ välja kutsuda, kellegi pole saanud faitis, ta on 3 vigane. No räägides uuel aastal vist. Aga Iani selle me koolisime siin ilusti ära eelmine kordi, et tõmbab ära otsusega ja saab veel tiitlifaidi ka. Ja siis peamatšis Arman Sharukian võitis Dan Hookerit ja selle kohta meil 2 videot, 1 on päris hea. See keerab välja pea, vaata. See on see seljaharjutus. Et noh, ja siis päris lõpetus ka siis Heden Arm submissioniga teises raundis. Ja ei on Dan Hookeril vastus seal, no absoluutselt. Absoluutselt. Easy money. Liiga easy isegi. No, Teina just saatsin ka chati selle gruppi meile, selle klipi, et Teina ütles, et Sharukian võib rahulikult rahuneda. Üks võit rahulikult veel. Et ta ütles, et see, mis jama ta tegi tiitlimatšiga, süüst asja ei andestata ja peab välja teenima. Ehk siis see, et ta sai vigastada, on puhast bullshit, see öeldi ammu ära, et ta missis ka. Ja see, et ta nii tegi tiitlimatši, öeldi kohe, et puhka alga. See oli veel LA event ja main event ja see nagu see oli... Ütleski liiga palju läks sisse sinna. Et nii on. Kellega siis nüüd vahepeal? Arman Sharukian, no võtame laati lightweight'i siis. No kuna Paddy Paddy teeb Cage'iga, siis kohe võtan lahti selle BMF Holloway teeb Oliveiraga. Siis lightweight'is, noh, Dan Hooker teeb nüüd sellega Benoit Saint-Deniga. Oota, kelle matši vastast üldse? Arman, ja just. Boschboy. Fisiiv teeb Ruffiga, see kuulutati välja väga äge on ju. Ega tal ei olegi kellegi teha. Charles on rank 2, Holloway 3, Cage 4, Paddy 5, Dan Hooker 6, Kamrot on ainult kellega teha. No seda ilmselt ei tule, aga siis on, ta ootab kuni sealt... Aga Kamrotiga sa ei teeniks ju tiitlit välja. Siis sul on vaja ikkagi selle eespool. Ta ootab lihtsalt. No aga jah, Kamrot sai ju Oliveira kelku. Ta peab olema pool aasta kellegi pärast nüüd, kes aasta algus nüüd võidab sellega pool aasta pärast. Sest ongi reaalselt. Holloway Oliveira backup. Grant Dawson just võitis, Darius kaotas, Chandler, Renato Moicano. Chandler on ka veel. Jah, aga ma ütlen, et ma arvan, et ta ootab ära, no olel, mis Top Duro teeb, kas ta saab reaalselt, ta peab tiitli kaitsma varsti, kui nüüd, no Paddy ja Cage'i võitja saab ainult Top Duroga teha. Loogiline oleks, et Paddy ja Cage'i kaotaja teeb Armaniga. Heartbreakiga Top Duro, see tuleb, ma ei tea, meil lööb laibaks. Pead lõhku, otsast ära. Tegelikult oleks ju äge, kui Cage'i saaks. Ei või? Minu arust on oma võimas saanud juba. Minu arust Paddy võiks küll minna oma selle Scousser aktsendiga lüüa seal. Ma kujuta, mis shit show see tuleb, kui Paddy saab minna Top Duro vastu. Kujuta ette, mis möla seal tuleb. Ma arvan, et ma ütlen ausalt, see Paddy võib ise kaetada nii närvi, et Top Duro läheb nagu endast välja. Paddy võidab ainult juhul, kui ta maadlema hakkab. Ja ta peab rippuma küljes nagu ikka. Saab seal niimoodi muidu Galfi ja high-kicki seal ja... Aga ta on ikkagi nii suur võrreldes kuradi Top Duroga. Vaata, kus Fiisjev sai nüüd Cage'i käest seal laksu lihtsalt. Ise on veel tummisem püsti. Kõvasti ka. Paddy on rämes suurus tema see. Aga ma ütlen, Arman peab kindlasti istuma väljast mõnda, aga kas siis Charles või Holloway, siis Holloway teeb, kui võidab nüüd Charles Oliveira ära, tegelikult Holloway vääris ka tiitlimatši. Tegelikult väärik. Selle mõttes, et nagu tegelikult on juba BMF võttis Cage'i ära tegelikult juba. Ju Cage'i jääb tiitlimatši. No ennem saab sealt Paddy ja Cage'i omast kui see ma arvan. Peab saama, see on intervtiitl. Peab saama. No igal juhul, põnev. Sharukian, Boschboy, mingu istugu oma saarel ja nautige elu, rahulikult.
aga Pädi ära maadleb Keitsi, siis Topturo lööb laibaks täiesti. lööb, aga ta lööb selle Keitsi ka laibaks, pole vahet. Aga Topturoga on jälle see, et kui sul ikkagi mental on pekkis, mis ta on ju ise öelnud just selle Joe Roganis, et see on nagu kõige suurem lihas, millega sa võidad fighte. No aga mõtle, saab aega saada natuke. Tal on vaja ka korra kuhugi Mehhikosse minna mingit TMT tripile. 4 miljonises majas kuhugi suvasaali võid meil trenni tegema. Naine võttis maja ära, naise maja oli see. Aga muidugi on ta pettunud elust. Aga ma räägingi, et see ju võibki lüüa põhja alt ära. Seal öeldi kogu aeg seal lifestyle, mis ta elab, et see on natuke liiga kahtlane kogu see case. Tuleks välja, et oligi naise asjad kõik ja naise pere on hästi rikas ja kuradi ma Topturo elas seal majas, aga see ongi see kõik see, mulje ammu juba, et elab vähe julma elu, aga hästi ikka asja, mida tegelikult mis seal nüüd oligi, et lähevad mis märtsis, lähevad või mingi kuupäev oli, lähevad kohtusse, siis ongi hakkab arutelu, kes saab lapse hooldusõiguse. See on see teema. See on karm ikka. Karm märk. Aga keegi tõi mingi näite ka, keegi ütles ka midagi. Võta nüüd korra Conori naine, kes on since in the fucking Plumbermanist kuradi siiamaani igas sitta on olnud, ikka on kõrvalna ja pere. Mingid vägistamissüüdid. Täpselt. Conor muide sai õigeks selle viimase vägistamisjamaga. Mingi jama jutt oli see. Arvata on, et seksel ongi lõpuks, me ei teagi kõike see suitsu seal tuld, kindlasti mingi määral, aga ma ütlen, ma ei hakka midagi ütlema. Conor teadis siis väike perselaks ikka käis selle ära. Muidugi käis. Kaelasoon oli välja selle täiesti. Aga eks see toob Turo teemana, eks selles nagu lõppkots on see, et peab nagu... Mul tuli see stream meeldis, kus Conor ja Mike Tyson nüüd olid seal lauravad. Ma räägin. See oli ikka väga hull. Orm kirjutas ka, et vist unustas juba kirikus käimise ära. Ma leidsin Jeesus jälle täna juba oli seal mingi you go me with Jesus with the left down. Sinu... Õpetas seal, kuidas Tyson et jab'iga lähed alla. I'm already close here. Ega video alguses kohe see. Ei, muidugi. Ega Mike seal. Sigar oli näpus. Mike ka kindlasti maiustas seal veits. Mike tiksuga. Nad tegid savu kolläbi ju. Et nagu mingi Mystic Mac, mingi Kush X, mingi Mike Tyson, mingi X, vaat. Ma ei kujuta ette, mis numbrid seal on. Müüvad seal koos. Aga siis möödunud laupäeval, 6. detsember toimus UFC 323. Ja esimene fight, mis räägime, on Ivo Baranjevski võitis esimese raundi KO-ga Ivo Aslani ja no võib-olla üks vingemaid 15 sekki, mis on olnud see aasta. Ja vaadaks seal litimist ja midagi kommenteerida. Seal jah, laamerdavad. Lihtsalt laamendavad. Ikka tuleb peist. Tuleb. Mitu korda veel. Korda mööda ka. Ivo Baranjevski on siis Ankos Gymis, samas kus ma olin. Olime samal matil, kui ta valmistus just Dana White Contender Serieseks. Seal võitis estas raundis ja nüüd võitis estas raundis, nii et olen ennast hästi UFC-s siis tutvustanud. Ivo Aslanil oli see 3. kaotus järjest, nii et suht kindlalt on Turkish Power läinud UFC-st. See on see tema stiil, see ei ole vastupidavne. Ei. Sa pead ise ära lööma, muidu lüüaks sind ära. Ivo noor poiss, kas 7-0 ja nüüd jah, ja enamus on esa raundi nokid, nii et väga noor, kas oli tundub siuke hea raam olevat ka vaata. Kule vaatasime seal Ankoses ka siis Raigo tegi, ta ise teed mingid raundid seal, ta oli siuke juba, tal toodi iga mingi kuredi 2,5 minutit värsked poisid peale, ta oli jumala kutusega, Raigo ta tegi seal lihtsalt veits andis ta tööd, seal oli nii läbi, ta lihtsalt nagu ta oli nii läbi roimatud seal juba, aga siuke ei tundu olevat, nagu ta on siuke, kes ei tundu olevat mingi meeldud, no vaata, täitsa mingi lambi vent olevat. Aga ongi nagu see raam ja kõik ta on nii sitke selle ehitusega mõttes kuidagi nagu ära käib siis on no näha on, kõik poisid magavad järjest, nii et pauk tul käes on. Aga Jalin Turner on tagasi, korral läks retirementi ja nüüd on tagasi ja võitis esas raundis Edson Barbossat KO-ga siis. No vaene Edson Barbossa on ikka läbi omadega. Turner ka natuke siis leidis seal kiriku ja tegi omad korrektuurid, võitis natuke aja maa ja on tagasi ja väga terav. Väga tehniline on. Barbossa on lege kikker. Oi, no ikka ebareaalne. UFC mängus kõige ilusamate laukikkidega. Siin oli teada, et Turneri vastu ta ei seal tee midagi, seal nii jõhker see Reachi vahe. No Turner tegelikult oli väga hea, tegi ka loll otsusi siin ja juurde see, mis see oli see Moikano täitsa, ka Raul. Ja siis ta oli juba nii murtud mees, mingi hetke mentaalselt, et no ei teagi, mis elus kunagi toimub ka, ei saa öelda midagi.
ei tea kunagi, aga jah. Kerge elu ei ole kindlasti UFC fighter olla, oleme ausad. Ei, no kindlasti mitte, muidugi. Oodatakse palju ja pinged ja kõik asjad. Aga tegelikult stiili poolt on ta Turner kogu äge olnud. Väga äge, hea boksiga, hea maadlus tal ja kaitse ja siin lõpetas korralik. Carlos, kas see videod lähevad sul täpselt selle tabeli järjestuses või? Jaa. Ahki siin väike paak tehtud. Aga järgmine siis räägime Joshua Vannist. Me võime teha ju teistmoodi ka. Teeme, lähme ikka nagu on. Siis Jan Blachowicz võitis, jäi viikti Bogdan Guskoviga, majority draw. Ja ma arvan, minu ausamaid viike, mis üle pikka olnud on. Väga õige oli kõik. Seal oli siis esimene raund Janile 10-9, teine raund Guskov troppis, oli maas Vand Selpsi. Mul oli Guskovi ja KO peal ja vend lihtsalt läi jumal rahulikuks seal. Vandis üksikuid helpse. Oleks võinud nagu järjest anda korraks ära ka lõpetatud. Oli jäi võib-olla liiga rahulikuks. Kas kartist nagu paaki tühjaks tõmmata või ei teagi, aga oli probleeme kolmandas raundis Võhmaga ka. Oli näha. Ära kukkumus ise kolmanda lõpus. 10-8 siis teine raund ja viimases Jan 10-9 võitis ja lõi ise ka korra veel perselin. Et kõva fight. Väga, ütled, tõesti vaatasid ära viik. Aga mis see pilt oli, et sellel kaardil oli mingi, ma ei tea, 6 former championit või? No Jan Blachowicz, former champion, Henrique Hudo, Moreno, former champion. Siis seal oli kindlasti veel. Jan ise oli former champion. Jan ise former champion. Piotr Jan siis. 4 juba. Ei tea, ma peaks kaart ees on, ma oskan veel öelda äkki. On uues 3-3 kaarti meil või? Jaa, oota. See on üsnagi täpne. No, see Hudo, Pantoja. See Hudo, Moreno. Ei, no Pantoja selle äkki polnud selle enne või? No siis on 4 pluss... Aga seal oligi vist see, et kas championid või endised championid. Ja, 4 endist. No Vettori on ammu tema arust champion on enda arust. Ära hakka üldse, Parle oleks elus olnud, ma oleks juba cash out'inud, kui see... Peakaardil on kõik, igas fight'is, vähemalt üks praegune või endine. Jah. Ibo Aslan on ka kindlasti oma arust juba champion mitu korda. Aga Karl, lähme edasi. SA raundi jooksul käis mitu korda. Peyton Talbot võitis Henrique Hudot ühenduse otsusega ja no ütleme nii, et tundub, et selle Peyton Talboti selle Frank Oceaniga maadlemine on ta wrestlingut paremaks teinud, sest ta väga hea oli igatahes. Mis see Hudo rääkis seal? Tyreman. Et stan, jah? Ja, see oligi ta final fight ja tegelikult Talbot oli tõesti hea. Väga hea arengu teinud. Respekt fight game'ile. Mina sükst asju ei suuda vaadata. Mingi ninarõngagi teed seal mingid postitantsu ja asju. Ei, seda muidugi mitte, aga fightis hästi ja sellest tuleb respekt. Ta on kõik siin raskid teid on. Veits üke tegelikult Shuashoni stiili fighter. Ta on tegelikult ruttuma kiire tõusu saanud, aga tegelikult on suutnud areneda väga hästi ja ikkagi mõtled see, et Hudo maaldas mingit kohtas üle, ikka väga hästi. Pani mäsa veel lõpus. Celebration. Oleks võin mingi jalg vahele jääda. Pane uuesti. Täiega mäsa. Ja, see on mingi põlv ei läinud. Ja sa bängivad siin. Läheks alla. Näitas jah, davai, lähme. Aga Hudo ka ikka, selles mõttes ikka väga rets. Vana oli Triple C, pani karjääri maha, ma aitab, mul tuli tagasi ja lihtsalt üldse käima ei saa ennast nagu. Asi MMA arenes edasi vaadata. Ja kuidagi see maadlus, mis tal oli nii tugev, ta ei kasutas enam üldse hästi ära. Ja teised tulid järgi ja uued nimed peale. Ajal hätta jäänud, jah. Nii, vaata nüüd. Väike menisk. Vaata. Meniskus. Oi. Oleks sul mingi risti. Oi. Nagu see Johnny Valkadega ühe korra pidi ussi ja tõmbas õla ära midagi oli ka. See oli väljas pikalt. Täitsa lammas reis. Aga... Alati need celebrationid, kes seal päkki panevad puuri pealt, ma olen mingi, mille jaoks? Täiesti väsinud 15 mitte mingi suva kohtunik, kes seal mingi turva, mingi kogemata astub sulle ette järsku, oled kellelgi kuklas mingi. Keitsil on kohe nüüd need valvurid seal taga järgi ja see paneb sealt mingi selle kõrge kaarega backflipi sirgete jalgadega. Inimesed liiguvad alt läbi. Mingi hagi saad kaelana. Aga Tatsuro Taira võitis teise raundi TKO-ga Brandon Morenot ja no pigem üllatus. Esimene raund sai järgi hästi, Moreno saad triangli peale, aga halb nurk oli kontrollis, aga no siis sai Taira teisest peale. Korralik bodylock, no sealt ei liigugi kuhugi. Väga rets. Taira ikka näitas väga kõvad kvaliteeti ja no ikkagi... Flatti ka korra. Siin lähme Sassi poole, aga kui Sass on siin pikaga väljas, siis kindla peale Van võib teha Tairaga varsti juba. Ilmselt teevad ikka.
väga impressive. Mulle on ta alati täiega meeldinud. Mulle ta nagu, no mitte nii väga. Tema see karakter mulle väga kuidagi ei meeldi nagu, ma ei tea, siuke võib-olla, ma ei tea. Palju tal veel siin jäänud on üldse? On tal isu veel? Ei tea. Ei võtta ette isegi keeruline. Peldiranni nagu... Panust ei ole palju, lihtsalt on viskab tal nagu neid kaotuseid vahele. Tal ongi nagu... Ei saa nagu liinile vaata, et järjest võidab või midagi, et tekiks nagu uuesti see haip. Üks see otsusega, see Figueiredo oli ka täiesti minu arust, oli tegelikult Moreno. Oli. Kuidagi hakkas minema. Oli jah. Keeruline. Aga co-main eventis siis Joshua Van on meie uus flyweight champion ja võttis esimesed raundi TKO-ga arm injury. See on äge siuke list nagu tema hype nagu. Siin me saame kindlalt copyrighti. Who cares, brother? No see Bruce Buffer karjub tagasi. Bruce maha lihtsalt jah. Eli maha. Nad võtavad visuaali järgi ikka. Väga võigas vaata. Aga pane siis see arm injury, mina sai viitsi vaadata. Ei, ära seda küll pane jah. Ei, ma ei taha ka seda, mul juba sain piisavalt seda. Ma veel analüüsin seal korra, et on ikka õlg või ei ole. Jaa, ma ei viitsi rohkem vaadata. Ei no õlg käis kindlalt väljas ka. Henri vaatab meid seda. Õlg käis kindlalt väljas, aga seal oli, on ju MRI on vaja küünanukki. Ei no, minu ajast ka küünanukk rippus, aga tegelikult öeldi, et... Viskas paika tagasi siis? Ma ei tea, jah. Samas ei olnud nagu hullult mingi õhust kukkumine, vaata. Ta ei olnud nagu, et mõlemad jalad on... Miks ei tohi panna kätt maha, kui kukud, no. MMA kukkumine, ei bad luck. Sassile pead ka baaskursus tegema. Sass tuleb baaskursus, võpõtame. Michael Eve baaskursus esimene trenn kohe pai käe all, et ei pane kätt all. Ei tohi panna. Ei no jah, see oli ka bad luck. Aga selles mõttes, noh... Noh, ta ei olnud ju 2 jalaga õhus, et kukkus sinna. Ta nagu suht nagu siit maalt juba oli välja sirutus ja siis oli mingi umbes nii kõrge. Et see oligi nagu mingi worst timing või mingi... Ta ei olnud, ma olen arvestanud ka seda, et Van läks lõpuni, see oli jalaga, vaata, veel viis veel üles ja siis ta läks veel rohkem kalduna. See on võib-olla siuke suht instinkt, vaata ka vahest. Eks ikka igas asja juhtub freak accident jälle, ega sa muud ei olegi, ega ei saa. Aga no selles mõttes, fight ise algas väga põnevalt. Tundus see küll 5 raundi ei lähe. Mantousa jooksid niimoodi peale, et see oli ainult hetke küsimus, mille kumbki lõuga saab ja maha kukub. Korra glittimine. Selle mõttes, mis ma kodus mõtlesin, siukest asja kaotatakse tiitel niimoodi, nagu oli Piotr Jan kaotas Sterlingule. Ja siis pärast seda enam tagasi ei saanud. Nüüd Pantousat, see tihti peaaegu saad champiks, ükskõik mis viisil, sa kohe kasvad nagu räigelt. Et ma arvan, Joshua Van saab sellest nagu nii räigelt tuhki juurde. Võimalus tekib rohkem, raha tuleb rohkem, koostööd, värgid. Ja nüüd võib-olla kasvab nii, et tuleb rematch kindla peale. Nüüd on hoopis see, et Van on hoopis tegelikult favoriit. Aga Van ja Taira on mõnusad noored vennad, kes siin võivad tulla nüüd ja nagu ta ei saagi enam sinna lõigida. No tegelikult peaks Sast saama kohe rematchi, peaks saama kindla peale. Seal ei ole vaja välja teenida. Kui ta mingi 8 kuud on väljas, siis... Siis on pekkis. Siis kindlasti tuleb Taira enne, sest ei Van tuli suht värskelt välja ka. Taira pigem ka raudselt värskelt, nii et hoidakse elus seda kaalu ja ruttu tagasi. Karl viitsid vaadata, kas seal on update sellele injurile või? Eile oli see õlateema veel, aga minu arust pidid sellele veel pilti tegema või seda kätt MRI-d korralikku. Aga liigumise edasi nii kaua peamatši juurde, ehk siis meil on uus champion Piotr No Mercy Jan võitis siis tiitli ära Merab Dvalishvili käest ühehäälse otsusega. Peeter tõmbas isegi 5 korda takedowni või 4 või väga... No ise ütleks, et kindlasti... Statsid ju võitis Merabilt. See oli hea. Ilus mida. See eile arutasime ka vaata, et Merabil ilmselgelt rasked jälle kaalu võtmised ja nii palju neid, et kui sa saad body kickiga iga kord haiget, siis järelikult sul peab keha nõrk olema. Ja eks see kindlasti kurnab ära. Ma arvan, et ta peaks ikka tegema selle muutuse või vähese kaalu võtta, kui lõpeta ära see vanakooli võtmine. Võivad tule ikka uue asja tegema elu lihtsaks, ära kannata nii palju. Eriti tema, kes on kogu aeg nii aktiivne fighter. Kaupa hommikul sparrida veel. Aga see, mis ta on kogu aeg seda teinud, ongi lihtne teada, et see on vale, kui ta oleks võitu. Täpselt, siis ei ütleks keegi midagi. Aga pigem ikka see, et ta on fightinud see aasta 4 korda. 3 neist on läinud 5 raundi. Ta on juba praegu 15 raundi fightinud. Suga võttis ära 3. või? 18 raundi see aasta juba. Kui see on too much mees. 18 raundi see aasta juba. Et nagu see ikka see kaaluvõtt, trenni tegemine pidevalt, üks kämp teise otsa. Tahtis seda rekordit, ma arvan, ikkagi ära. Ja muidugi. Tahad sa või mitte, see kurnab keha ära ja Karl, ma panin ühe pildi ka, sul on see pilt ka või? Jah, vaat see on päris äge. Kui vaata, ma ütlesin, et Sterlingule kaotas Jan, läks 1-4. 2 aasta jooksul ja nüüd on 4-0, võttis ka pausi, vaata, sai seal põllevigastuse, käis põlluopil, tuli tagasi ja nüüd on 4-0, võttis järjest kõik ära ja
Jaan, no see vasakul vend on täpselt nagu see mingi parm kuskil, sorry, aga see on nii naljakas, kuidas ta meenutab täpselt mingit parmu kuskil säästuka tagana, kes sai just turpi ja küsib, sigareti jõstu. Aga no, selles peab Janil on boks, ebareaalselt hea. Väikeste künnastega on. Defense nagu ammu mõelda, et Janil on üks parimaid boksikaitseid UFC-s või MMA-s üldse nagu. Shoulder rollid, värgid. Mega hea, no maadluskaitse. Aga Janni Mirabi puhul ka, ta suudab maha viia, aga ta kontroll maas oli põhimõtteliselt olematu. Ei, aga see takedownid olid ju paljud üritas, 27 üritas, 2 sai kätte. No, seda on teada, et meie Jannil on väga hea. Aldo vastu üritas ka mingi 3 korda, sai 0 korda. See on paratamatu ja ikkagi mingi on siukest vendega on head. Aga võtan isegi, kui ta maha sai, ta kontroll on tegelikult olematu, samamoodi Umaridega, ta viis Umari maha, Umar tõi kohe püsti. Ja kogu aeg niimoodi. No ta nopib selle takedowni punni endale lihtsalt ja siis jälle mörseldab jälle ühe selle... Tuleb Mirab rematch või tuleb Umar nüüd? Ma arvan, et Umar... Ja, pigem uus. Ma arvan, Mirab peab tegema fighti vahele ja siis tuleb uuesti äkki. Ei no, kui ta nüüd teeb rematchi ja saab uuesti tappa, siis on karjääriga keegi ka. Ma ei usu, et rematchi tuleb. Ma arvan, tahad midagi huvitavamaks teha. Ma arvan, tahad Umari. See on natuke jäänud igavaks pärast Omelli ära kukkumist sealt. Nüüd Merab on natuke igavaks teinud selle. Nüüd Piotr võib seda ägedaks teha. Suga võidab Songi. Saab Janni. Suga antakse kohe, kui võimalus on. Kiired statsid, siis Merab Total Strike 198, Peeter Jannil 146, Significant Strike 147, 132, pähe 114, 103, keha 25, 17. Põhimõtteliselt kõik statsid on tegelikult Merabi kasuks, aga lihtsalt oligi see impact kõik, mis oli see, et mida Jan tegi päris hästi, vaata, Merab läheb selja taha, võtab seda kinni ja tagus elpsiga siia ja forearmi, kus tal oli nagu mitu korda need raisid näha, et nagu lööb läbi, vaata selle käe tuksina. Aga ta sai 3 korda, kus tõmbas korisema täiesti. Et alati statsid ei võida ja näed, you can score fights on stats. Ja mis oli veel põnev? Tuli meelde, kes võib olla järgmine? Umar võib olla järgmine, aga Ayman Sahabi. Ayman Sahabi võib olla järgmine, sellest, et ta on, kas on praegu 8-9 võitu järjest Ayman Sahabi. Ta võib olla vabalt järgmine. Ta ei ole korda tiitli teinud ja Merabi, sest tema tahaks Ayman Sahabiga teha. Nii loodan, et Sahabi saab ma võimaluse, et Piotr Janni vastu äkki. Oota, kas selle sama pressikal tehti ka mingi järgmised face-off ja Suga Sean oli selle... Jaa, no ma mõtlesime äkki, toome lõpus need tulevast üritused järgmise aasta need välja. Suur, et see... Lõpetame ära selle meedia see pressikas oli ka suur, kus announciti hästi palju fighte välja. Väga ägedad fightid on tulemas. Aga 6. detsember toimus ka One Fight Night 38. Ma igaks üks ütle tagasi, küsisite, kas Sassi kohta on uut infi. Vastus on väga ei ole, kuigi eile siis Sassi tiim ütles, et ikkagi on Küranuki vigastus. Ja, no peab olema. Kuidas tundus siit rippus tõesti? Ja. Ma arvan, et õll läks ka võib-olla siis. Õll käis väljas ja siis, aga seda poolt pilti tehtud veel, nagu ma lugesin niimoodi. See oli nagu kummaris ikka. Õlg sai nagu selle nagu üles. Ma mõtlesin lahti nüüd, ma mõtlesin, see on aasta aega väljas. Aga ma arvan, et nad panid selle nagu Küranuki paika tagasi ja vaatasid, ta rippus tal väga ilusti vaata siin pärast. Väga ilusti tõesti. Mõnus hästi. Korrak doktor ta rippus teid väga ilusti. Doktor Ots. Käis lipa-lopas. Alati doktor Ots. Aga 6. detsember One Fight Night 38 Alif Sordechapan võib-olla võitis Ramadan Ondashi ühelse otsusega ja selle võiduga garanteeris endale siis fighti Brian Chai vastu, saab tiitlimatši. Korras fight see oli, korralik littimine. Ondas oli ka, no oligi täpselt kumb saab tiitlimatši, Ondas on väga hästi esinenud siin ja Alif ka juba ammu väga terav ja no Brian Chai vastu saavad nüüd võimaluse Alif, et vaatame, põnev, siin tuleb üks. No väga hästi Alif lõi midagi ikka, isegi kui Ondas püüdis, nii ilus suhtes kohe parema sirgaga hakata sealt littima peale ja tuleb üks ka hüppega põll kohe siin, mis tuli knockdown ja kindlasti Alifile võidu siis. Iga kord see sirge sinna otsa, mis püüad. Ja nüüd siin ei püüa. Eksi siis sulle kunagi meeldis ka seda teha. Ja siit hüppega põll läbi. Moori kroomakas ju. Mai Tai.
vasak on ikka ohtlikum. Petad paremat ja lööd vasakuga. Lihtsam hüpata kuidagi. See ländib ühe sammuga ilus. Siin tõi hinge välja. Ikka oli neid, siin ikka oli. Üks lõuga, üks kehasse. Tummine. Ja peamatšis siis. Kohtunik läks seal. Meil on uus tšempion Enk Orgil Patarkuu võidis Fabrice Andradet tagantkäistusega 4. raundis ja on uus tšempion ka. Tal on parim baas, siis samamoodi tuleb Construction Side. Jällegi järjel räige lugu, kui see Enk on tulnud mingit kuskilt räigest vaesusest, sai oma vanni võimaluse, võitis, sai lepingu, võitis mingi boonuseid, see elu muutis, hakkas sporti tegema ja kohe läks through the roof ja võttis Andrade nüüd ära, kes on tegelikult domineerid, sa Bantamweighti seal MMA-s päris pikalt, nii et objektilt selle põhjaga on ikka hea tulla. On objekti paukna, täis paukna, isegi või tuleb, peab minema. No seal paned 12 tunniseid. Traidoki teha laeva peale. Sul juba need TikToki Martisonid soovitasid. Ammu soovitasid. Praegu ei saa minna. Varsti Soome laeva peal. See astroloogia all käis käbiga andmine seal. Ma juba paksin ka juba päeva. Ma vastasin ise lõppu. Mulle meeldib vastata. Kui mul aega on, siis mulle meeldib. Aasta lõpp on rahulik, mul on aega palju, ma võin vaielda küll endaga. Ma hakkan alguses niimoodi, et kuule sina. Aata, ei, ma kustan ära. Mul on olnud ka päris palju ikkagi olukordi, kus paned kordi romaani kokku ja sa oled mingi, tere ma ei viitsi. Backspace alla vaata. Seda on ka olnud. Kui me podcasti alustasime, siis sa panid mingi hea korraliku kuradi kommentaari. No see oli ka, see on inside joke veel juba ikka, see oli ka. Seda ei saa öelda. Aga 6. detsember toimus ka boks. See ei olnud ju officialne selle alt, see oli minu enda alt. Ja, see oli see enda alt. Jumal tänatud. Kes teab, see teab. Aga Isaac Pitbull Cruz jäi viiki Lamont Roach Junioriga 12 raundi, majority draw ja väga haige. Lamont Roach Junioril on 2 viimast fighti. Gervonta Davise kanti tal viik ja nüüd Isaac Cruz on viik. 2 fighti on viiki jäänud. Ebareaalne. See aasta mõlemad fightid ja Gervonta Davis vastu muidugi talt rööviti ära, see oli veits roberi. Feds investigate gambling. No täpselt, aga nüüd Isaac Cruziga ka viik, nii et päris jõka. Näitab Lamont Roachi levelit ikkagi. Et ta on ikkagi topis ikkagi väga tugev fighter, suudab seal ilusti seista ja teha oma Väike low blow. Rekord ka korralik 25-1 ja 3 viiki. Täitsa kreisina. Ilus. Korralikult võib pettumust tekitada, ma arvast oled mõlemad võitnud. 12 raundi. Ma ei ole viimast fighti näinud, Isaac Cruz, ma ei tea, kas oli reaalselt see viik, aga see pigem tundnud, vist ei olnud nii palju. Aga Gervonta vastu oli just, lõi või Gervonta või pikali ja siis Gervonta ütles, mul mingi patsi teema. Väks läks ilma, see oli see. Bullshit, see on scam. Aga enne kui läheme tulevast ürituste juurde, siis väike paus. Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda, valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedi Balticu CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihaseid enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavat leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigatsuste korral. Meie kogemus kinnitab. Remedi tooted on kõige tõusamad. Avasta enda jaoks www.remedibaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. No nii, oleme tagasi ja räägime siis tulevastest üritustest. Alustame siis 13. detsember on UFC Fight Night 266 Royval versus Kape main event Las Vegas. Let's go! Jah, minu meelest Kape läks ammu tiitli matši saama, kuna ta tegi ka selle kuradi, ma kordult olen rääkinud, tegi selle hotelli fighti või? Kellega tegi, kes see oli? Evloev. Ei ole Movsa Evloev. See noor poist. Ja, ma tean küll. Kiilakas. Ega tegi temaga siin fighti kõvasti, siis on ta seal pandud ka pingile istuma. Mokaev sai UFC-st bänni, aga sopist ikka. Mokaev sai bänni UFC-st, Kape jäi, aga see püsib siin. Igatahes kõva main event, sama kaardil tegelikult on ka veel Giga Chikadze versus Kevin Vallejos. Cesar Almeida on üle pika tagasi teeb Cesar Oleksejjukiga fighti. Melguizael Costa, Morgan Charrier, väga hea fight. Siis on siin, mis siin preliimid, midagi head veel. Aasta viimane kaart.
Amanda Lemos prelimsides, Jo Anderson Brito, Neil Magny, Jaroslav Amosov, vot see on päris haige, see Jaroslav Amosov on prelimsides. Magniga või? Magniga. Magnil on mingi, ma ei tea, iga kord on 4 on kohe lihtsalt ja siis nendest 70% võidab. No see, kes on siis ukrainlane, teeb UFC debüüdi, Jaroslav Amosov, rekord on 28-1. Magni panes korra tanki, viimane fight oli Bellatorist 2023 aastal, kaotas Jason Jacksonile tiitli, enne seda oli 27-0. Okei, teine fight on lõplik see, kes paneb jah, aga ma mõtlesingi matchmakerid on ju seal oma jagu, kes ikkagi ehitavad neid ja teevad seal, et see ei ole see, et Dana ainult otsustab. Magni on kindlasti siuke vend, kes võtab vastu ka ja mul savilt lihtsalt kõikidega siin teinud. Ega sul ma arvan väga palju neid valikut pole ka ja lõpuks oled sa vastu ei võtta, lähed pingile. Oled lepinguses seal, no Magnil on pekis, no tal on ju järjest kaotsud. Nüüd pannakse see Ukrainadele vastu, see on nii räige, see võtab ka tal ära. Magnil on praegu, ei ole, 2 võitu järjest. Ja, ma räägin, tal on kogu aeg 4 kohe ja siis ikka võtab mingid ära sealt. On jah, kurat. Hea statistika oleks, kui terve hooaeg oleks Magni peale panna. Vot sulle pulli. Tegin kohe maha juba midagi siin. Sa täna õnne. Pingid ise poiss üldse siin. Sa ise lähed teed Magniga. Come on. Vaat kohe iPauki ja? Come on, kummun. Lähes Ressel. Alustad kohe sellega. Igatahes, vot selline kõva main event. Sama päev on 4 eventi siis. Jah, sama õhtu on meil siis ka PFL Euroopa 4. Lyon, France. Mõtlesin panen üle pika aasi ka PFL-i sisse, et seal ka toimub ikka midagi. Peamaisest siis heavyweighti tiitel mängus Nemkov versus Ferreira. Ferreira kaotas küll tegelikult Franz Ngannule, aga Ngannou on kuskil iganes. Ajab asju. Siis Nemkov tegi uue lepingu PFL-iga. Tegelikult on ta light heavyweight champ, aga läheb nüüd kaalust ülesse. Chris Cyborg kaitseb oma tiitlit. Ta ka ikka möllab. Patrick Habirora, väga tugev Belgia, Prantsusmaa fighter, kes on praegu tõusuteel. Võtab ette Kevin Jusseti, kes on endine UFC fighter, aga prantslane judokas tugeva taustaga. Teiro Lapilus on päris hea. Ja veel on, ja siis seal prelimsis olid ka täitsa okeid kaardil. Lapilus on mustanaine leedukas. Üks lätlane on kaardil, Shizov, preliminari kaardil. Vaata, kes selle võitis, selle Tirkstise ja selle Oosoltsi? Tirkstis. Ja nüüd Tirkstis faidib CNV boksis. Lätis. Ei läinudki selg. Broke my back, spinal. I broke my spinal. Aga selline BFL, siis 13. detsember toimub ka Glory Collision 8. Ja alustame kohe alguses. Kui meil oleks oma stuudio, siis me saaksime teha laivi. Mõtmiskoht. Aga väike vihje. Abraham Vidales vaidib siis Aasilaga last featherweight standingus. Miguel Trindade võitleb Bobo Sakoga. Just nägin täna, Miguel pani just postituse, et kaal on parem kui kunagi varem. Vorm on perfektne. Ma arvan, et ta on väga heas vormis. It's in God's hands now. Alhamdulillah. Siis Nico Horta vaidib Tširiga. Kõva kaart üldse. Luis Tavares on tagasi, kuna seal toimus väiksed väljakukkumised ja vaidib Ismael Lazari vastu. Ismael Lazar vaitis kunagi Rico Verhoeveniga heavyweighti tiitli peale. Tuli Infusioni champina, siis ta oli pikalt eemal, ma ei tea, paar aastat ja nüüd on tagasi ja on light heavy võttis kaalust alla korralikult. Siis meil on light heavyweight semifinal. Milos Svetisjani versus Sem Saceres. Svetisjani lõi juba korra ju see Saceres nina luu pooleks. Siis Michael Popeja versus Fernandes. Fernandes sai sisse sellepärast, et Artem Vahitov sai vigastada ja on teisest poolfinaalist väljas. Ousini versus Landman, Semeler versus Don Snow, see semifinaal siis, Kvasi versus Kristov juba omavahel fightinud, Petš versus Denis Vosik on last featherweight standingu ja siis väga huvitav fight minu jaoks, ma arvan, üks võib kaardi huvitavamaid, Errol Zimmerman võtab vastumisi siis, kas oli Alex või? Igatahes Simon on austraallane Ozzyboy ja see on last heavyweight standingu wildcard ja mis on huvitav selle puhul on see, et see Simon on siis tegelikult strongman
powerlifter. Ta näeb juba välja mingi Eddie Halli vend. Aga tal on üli hea, flexibility, väga ägeda asju teeb. Aga tegelikult ta pole üldse nii palju fighting, kui rääkisin Ukuga Clashis Ukuitsa, et kui vaatas Simoni fight'e, siis ta on vist vastu Nospriti ja ta annab alla. Et ta ei ole tegelikult nagu, ta nagu sotsmeedia jälgiskond on mega suur ja ta, mis ta see Godly Strong on ta Instagram, 290K jälgijad, vend tegelikult pole fighting'i nii palju, ongi Alex Simon. Aga no mis ta rekord on kickboxis? Ma vaatan kohe, mis tal üldse, kas tal on üldse, palju ta fight üldse on, ta midagi on. Errol Zimmerman on ka lege tegelane. No see Alex Simon on teinud 3 pro-boxi fighti, 1-2 rekord. Mingeid väga midagi vist tal... Mille pealt ta kelgutab siis? No ongi, sest ta on nii suur nagu presence Instagrami näol. Nüüd siis... Glory võtab seda sisse. Glory võtab selle, et Osi hakkab üks võit, 1 KO-ga. Pay-per-viewsi ostma või? Jah, ongi 1 võit ja 1 KO, rohkem polegi kirjas midagi. See on neil öössel ikka. No jah, aga ju siis ikkagi. No aga neil Gloril ei ole ka Austraalia suunar niisugust pay-per-view. Ei, ta lihtsalt ongi, ta on nii suur jälgijaskond, Instas 290K, see lihtsalt on nii määrav nende jaoks ja võtsid sisse täna. Kui see Simon võidaks Collins ja keegi veel saaks seal eventi teha küll. Selle mõttes, et aga igatahes John Wayne Barr tuleb ka veel ühe. Oma jääbiga. Aga Plaasipat, kes on siis ju palju kommenteerinud see aasta Gloris igast ülekandeid asju ja on seal siukse monotoonse häälega ikkagi öelnud, et tahab ka aasta lõpus seisu panna ja on tagasi. 2,5 aastast vigasest pausi, kui lõi seal kohtuniku nokki lõi oma käe puruks. Vend on väljas olnud mingi 2,5 aastat, 3 aastat. Ja tegelikult pidi tegema Levi Richtersiga, aga Levi canceldas fighti, ütles, et oma mentaalse poolega peab tegelema ja võttis pausi ja siis Nordim Mahedin astub sisse, oma vahel 2 korda fightinud, 1-1 peaks olema seis ja ütleb 3. Nii et päris äge. Väga kõva aasta lõpukaart, mina kindlasti vaatan seda väga suur huviga, ootan juba laupäeva. Väike pizza, väike Pepsi. Sõidame. Super fight series. Nii et kõva. Eile võtsin Bröderit muide, sinna oli tekkinud shawarma kebab. Huvitav. Mis mõttes? Shawarma, vaata, friikad on ka sees kebabi siis. Nad tegidki selle uue rulli. Ma meie selle maksaka rullis, vaatasin, siuke proovin. Maksaka rull on kallimaks läinud. See on sama. Palju ta on siis? Ma ükskord tellisin Poldist oli mingi 12, oli mingi 14 või? Ma see nädal lubasin, ma ei võta. Rahval raha on, ei ole siin häda midagi. 14 või? Ärge olge vaesed. Ma just millalgi käisin koha peal, siis oli nagu vana hinnaga kõik. Võib-olla mingi mähkar siis seal läpis. Aga minu jaoks tegelikult selle nädalavahetus highlight, siis 13. detsember toimub ka UFN. Ka põnevad fight on seal. Volvo peal on. Ja võitja saab Volvo 2 sõida. Ma ootasin, et millal sa vaatad, kas meil... Ja või KO of the night saab 5 sotti. On või? Oli jah, ma just nägin seda. Igatahes seal on siis Reemets fightib selle Pavel Semjonov, ei ole Semjonov. Ei, Semjonov teeb mingi, ma ei tea, Indian vennaga üldse. Ei, ta vend on champion, UFN-i champion. Sander Reemets teeb temaga uuesti, on minust Pavel Semjonov. Vaata Facebookist korra. Siis ma otsin juba, jah. Teine Semjonov teeb Bear-Knuckle boksi mingi India poisi vastu. Bear-Knuckle või? Bear-Knuckle boks on peamatšis. Ja siis seal teeb see Fredi Vahter teeb oma viimase kicki-fighti ja siis on seal noori poisse teeb fighti, aga mingi Rakkere poisi. Ja Marek Saarega teeb see Fredi. Ja Fredi teeb oma siis lahkumismatsi. Kõvasti siin trenni teinud, näha oli ka, et näost oli täitsa kuivaks läinud, on ju. Oota, ma leidsin, sain selle panna meile. Come on! Pane see ette, jah. Nii. Salamatin teeb, jah, just fighti seal. Tiima. Mariaga. Nii. Mis meil veel on? Maiko, see on hea noorte fight, Maiko Hermsalu, Rakvere poist, Kermo Veskimäe, Otu poiss, Tartus. Bear-Knuckle. Boxing K1. Jah, see teeb see Fredi Vahtla, Marek Saar väsimatu, Rakvere mees. Pavel Kamanin, õigus. Semjon Kamanin, jah. Teeb Sander Reemetsaga tiitli peale, korra Pavel Kamanin võitis. Kui ta võidab nüüd ja järgmine kord saab seda vöö lõpuks omaga koju. Te teaksite. Ja Volvoga siis. Ja Volvo saab 2 nädalat. Keimo Kari versus Kaur Sibul, hea noortefight, semi-pro peaks olema. Kas Keimo oli ka selle Aru poiss või? Jah, Sten Aru poiss.
Dmitri Wolf ja Larian Smirnov teevad minust boksib vaid, aga vist on ka üks ikkagi. Pidi tegema Ranel Rohtlaga, Ranel on vigane, ei saa teada Dmitri Wolfiga. Ja minu eest see, ma panen tagasi, minu eest see Larian Smirnov enne treenis Garandis, aga minu eest sai pätustega hakkama ja ei ole enam Garandis selle. Kes ta, kus ta on siis? Ta teenib seal. Vabakutseline. Tänaval. Street. Representing streets. Combat Labis treenib nüüd minu. Ma näin, et boksi teeb seal vahepeal. Nii, lähme edasi. Street beefsid seal. Mis Karli näoga on juhtunud siin? Viltu kuidagi või? Pea on viltu. Moonutatud või nii? Kurjem on. Igatahes Karl Jaanut teeb siis Ramon Jansseniga boks. Ja see on see main event Bare Knuckle. Meie Eesti oma poiss Semjon Kamanin siis faidib Ahmed Al-Najaliga, mis UFN kuulutas välja, aga Semjon ei ela isegi Eestis ja ma ei tea, ta minu meelest ei räägi ühtegi Eesti sõna ka, nii et päris Eesti poiss ta nimetada minu meelest ei saa, elab üldse Venemaal, nii et ja Marko Sults teeb üle pika faidi Maksim Kravetsiga, kes on ka ma ei tea, kus ta Rakveres pidi treenima, ma ei ole kordagi näinud isegi. Et huvitav. Sults on päris kõrgesse kaalu hakkan minema. Ei, peab Kossu ka. 81. 81 on Mark Kuhha juba. Oli just Tais, tegi trenni Tiger Muay Tais, vaatasin. Suur poiss, siis kui ta ju katib ka mingi 5 ikka või? Ei katti, ta kunagi nii palju kattinud. Ta on alati seal siuke knockout of the night, 5 sotti. Jah, see oli ka. Congratulations siis 13-12 siis kõik Rakveresse kaasa elama enda sportlastele, keda tahate fännata. Vaatan Gloorit saalis arvatavasti. Aga saalis, enda juures paad püsti. Mul ringsilt võtsin projektori, mida ma ei kasutanud, nüüd ma kasutan seda saalis ära, vaatan saalis Gloorit. Võikka tulla, kui tahad. Teeme, võtame brööderit ja. Come on. No, tšaama. Kuule, saad ühes šašlõkki mulle endiselt veel, kui ei tead. No teeme siis brööderi. Ma olen Sevakini ka, Sevakini tahad Gloorit tulla vaatama, teen sulle kebabi. Kutse tantsule. Ma lähen muideks see stuudiosse olen järgmine. Aba. Teeme uue soengu endale. Pole palju vaja, ütleme. Ootse, et tuleb. Habet on ikka kõvasti visanud sulle. Juustega saad discounti ka äkki või? Uskumat. Saad discounti ka, kui pead tehakse või? Kui Maicel, ma vaatame, et siit ei ole üldse vajagi palju teha, et me teeme selle poole hinnaga. Oled määrinud ka midagi habemesse? Supplemente. Lihtsalt MMA pealt kasvab lihtsalt. Lihtsalt nii kui hakkasin rohkem maadla, ma jääks tulema. Lees ja kasvab. See ongi see, iga õhtu lähed magama, lees ja siis... Never kebab. Kohe hommik arg. Valter Vais. Aga 19. detsember toimub Jake Boves, Anthony Joshua, Netflix. Sellest jõuame rääkida. Ebareaalne ikka tegelikult ja mida see vend on teinud, nagu me oleme siin me hakkasime podcasti tegema, me oleme nagu öelnud, et nagu fucking tegelikult unreal. Me räägime järgmine sellest. Me väga palju... Räägime ikka. Räägime. Mulle meeldib, et tal on ikkagi nagu Pärlid ja Richard Mill kell ja siis veel teises käes ka ikkagi... See kõik on läbi mõeldud provotseerivalt meelega, saad aru, see ongi nii haige, et nagu kõik, mis ta välja ütlemised on, need on provotseerivad, et veel rohkem ta saaks heiti ja veel rohkem seda kuradi mani, seda aru. No, tal on oma see... Kõik tahavad ju näha, et ta lüüaks ära. No usas need noored ikkagi elavad talle kaasa, kõik, kes see YouTube'i generatsioon on. Vaatasin just ükspäev saatsin selle Reelsi Michaelile, et nii-öelda day of his life, noh, tegelikult on rets, mis kuradi tingimused, vennal mingid kõik coachid, asjad, kõik no, toitumine, kõik mingid, ma ei tea. Hommikul istub Costa Ricale oma autosse, valib auto, midagi sõidab sinna. Sõidab oma saali, on sparringpartnerid kohal, vaatasin see. Kõik toitumised, kuradi... Kes on sparring käis, inglane, cruiserweight, Porkoole. Endine champion või praegu champion käis ta... Ta lõi silmarulli tal ju. Puerto Rico. Ja Puerto Rico, Puerto Rico. Lawrence O'Connell. Tax-haven ka ju, sealt saab ju kirjutada maha kõik. Räägin see kurdi... Palju meil aega on? Mis kell saab? 17.30 saalis olema. 20 minti. Davai. Ma räägin see Lawrence O'Connell nagu, siukse venad on endale kämpi juba sparrima. Ta ei tule sinna niisama. Ei tule, no see kõik see võimekus, siis läheb oma mingid 100 punase valguse tuba, mingid aparaadid. Pane see video, saad Karl või? Ma saadan sulle sinna. Hapniku aparaadid, värgid, särgid, nagu see võimekus, mis sa saad on, et see vend on siukse arengu teinud ära juba. Early pikk, et tuleb ära või? Early pikk on, et... No ma ei usu, ma arvan, see ikka läheb sama nagu... Mis sa ütsid seal saunas eelmine kord?
et early week, et Jake Paul kaotab, aga võidab. Ei no ma arvan, et see ikka peaks minema nagu läks see Francis Ngannou ja Joshua ikka. No tegelikult Joshua peaks ikkagi minema seal overhandiga vajutama ikka magama. See ikkagi, noh, kui me räägime reaalsuses, no vaat see päris äge. Aga kui ta hakkab neid šotte tagasi tõmbama nagu Mike, kes siin on olnud Woodlid ja asjad, noh selles mõttes ta, nagu, et ta ei löö nokki teda. Vot, ma arvan, et Joshual tuleb, see on huvitav, et lamps tupsi päev. No promo. Ma ütlen, Joshua on siuke sneaky vend alati, ta võib olla isegi ka seal saab oma kordi 50 milli ja selle mõttes, kui Joshua on ka see vend, kes tõesti sa näed, et seal ära annab midagi ja Jake reaalselt suudab Joshuat võita või ära lüüa, siis nagu, või noh, ma arvan, et Joshua on see viimane lootus veel, et maailmas on nagu õiglus jalul ikkagi. Ma arvan, et Joshua on see viimane vend, kelle peale veel saab ikkagi loota, et ta ikkagi ei anna ära siukest asja, nagu no vaadake see, mis see võimalus sul on, et see mõttes ma räägin terve, nagu ma ütlesin kunagi, et Floyd Mayweather, miks sai treenida öössel ja kõik, siis terve tiim elas tema nimel. Sama asi on Jake Paulil. Terve tiim elab tema nimel lihtsalt nagu. Aga seal ongi benefitid kõigil ju. Muidugi. Aga ei kõva, Jake Paul selles paneb worki ja nagu sisse sellesse asjasse ja väga äge, noh. Kõva, öelda, et Joshual ei ole knockout'i mingit keeldu või asja, et ei tohi nokki lüüa või midagi. Varasemalt on ikkagi ära öeldud seal, et mingi Logan Paulil oli ikkagi Floydiga, et ei ole nokka ja asju, et Joshual on reaalne fight. Oleks see fight veel ka nüüd veel see VBC regulations või? Sama vaata nagu oli Tommy Fury'ga, siis ma usuks, et see fight on veel reaalsem. Aga nii kaua, kui see on most valuable promotional MVP on, nii kaua on see sus. Sest et Tommy Fury oli VBC oma, kui võidad saad ränki, sama võiks olla tegelikult Joshua oma, see võiks olla nende oma ja see oleks reaalne. Aga ma kahtlen, et see on. Ja seal on ilmselt see, et kui sa tahad saada nüüd see 50 või 60 milli, siis see on MP all, mitte see, et teie seal kõrdi organisatsioon. Ja reaalsuses peaks Joshua minema sinna, nii kui Jake lööb esimest jääbi. Overall peaks klikkima niimoodi lõuga, sealt kurdi paha hakkab, aga vaata, mis see bussi või Joshua teeb seal. Aga 19. detsember toimub ka One Friday Fight 137 ja päris asjalik kaart meil on Tavatša versus Liu peamatšis. PTT, Kulabtam, Sammy A tagasi, Sua Black, Jood IQ, Elbrus Osmanov, Jo Nadavots ja Sarani. Seal oli minust veel midagi äge, et fight päris soliidne One'i kaart ka siis aasta lõppu. Ja Chai tootsingi tagasi ka. No ta peaks tulema, jah. Teame jälle kikkiga, ta proovib ikka, no. Ei lähe hästi, aga proovib ikka seal, no raske on see üleminek. Siis 20. detsember on Misfits Boxing, Andrew Top G Tate versus Chase Demore. MFB tähendab mida? Misfits Boxing. See most valuable. Pressikas oli vapsi kõva ikka. Väga hea, ei no tegelikult Tate'iga räägib kaameras väga hästi, väga asjalik juttu rääks ja ega ta on ju väga tark mees tegelikult. Ja äge on see, et Andrew Tate ise on siis CEO of Misfits Boxing ja paidib ise tiitli peale. Esimene fight on kohe tiitli peale. Ei ta tõmbabki lihtsalt seda nii haipidi üles lihtsalt ja võit või kaotas sinna tuleb jõhkrat vaatamise juurde ja järgmine pauk ja võib-olla ta lihtsalt ei teegi. Kuigi ta ütles, ta 2-3 aastat nüüd boksib. On jah? Tal on valikud on nii palju. Ma arvan, tema pool ei ole vahet, kes on. Ma arvan, üleüldse boksis on see võit ja kaotus on nii ära kadunud nüüd. Tänu sellele Saudidele asjadele see Turkish on neid siuksed möllud seal käima, et tegelikult enam pole vähe vahet. Bivolil on kaotus, Peter Bievil on kaotus, kõigil juba kaotus all. Kõik panevad edasi. Nüüd me näeme parimaid fightimas parimatega. Ma arvan, seal sama. Ma arvan, et ta võtab Chase Demore'i ära ja siis ma arvan, järgmine on Andrew või Darren Till. Ma arvan, on väga reaalne fight. See on hea mölisemine. Darren Till on ikka nagu ta on ikka spetsialist mölisemises. See oli aus, ütles, et ta vai paneb Bugatti vahel, et ütles, ma võin ju panna, aga kui sa nüüd kaotad, mis sa siis teed? Ma võin panna oma Bugatti vahel, aga mis siis on, kui sa kaotad? Sul ei ole ju raha. Sul ei ole ju raha, et maksta midagi. No täpselt. Aga Karl, saad korra ette võtta ka järgmise aasta need fight'id või? On sul niimoodi? UFC... Ma ei ole järgmise aasta kava teinud veel. Vaata, UFC postitas Media Day oli see. Sa tahad neid ette panna või? Jaa. Või võta lihtsalt UFC lehelt. Võta UFC lehelt. See on olemas ägedad fight'id, nagu Volkanovski enda kaardi on üleval juba. Saame veits korra arutleda. Ja siis võtame järgmine kord lihtsalt põhjalikumalt lahti nad.
ja võta lihtsalt praegu ette, siis vaatame ruttu korra rääkisime siis nagu juba. Misfitsis veel see ka, et vaatasin Andrew neid sparring videoid mingi pro-bokserite värkidega. Seal ikka oli materjali küll. Võrreldes selle Chase Timooriga tundub ikkagi, et tuleb ära. Ta ise nägi ka seda videot, kus see Chase Timor seal paneb seda, vaatab mingi kukub poor ümber, siis see oli ta Essa mingi fight, et ta on ikkagi kõvasti vahepeal on, tegelikult paremaks. See on nagu, et täitsa sükse kummiku vastu ta ei läheks. Võtsid pädi ja no vaatame seda, rets kaart, pädi on ju peamatšis, Harrison Nunes, ma arvasin, see tuleb White House'i kaardi, aga tuleb praegu, väga impressive. O'Malley Song ja Dong, nagu rääkisime korra. O'Malley läks selle Covidi maski. Ja Covidi maski, nii haige. Rose Silva, väga hea fight. Siis Allen versus Sean Silva, väga rets fight. Allen pole ammu fightinud. Ei ole jah. Costa Lewis rääkisime korra juba. Umar Figueredo, väga hea fight. Selle unustas ära juba. Ja Gautier, no see on jõhker paugutaja. Umari fightid unustadki ära vist. No see fight on siuke. Tekkis küsimus. Liron Murphy vääris tegelikult. Movsar väärib ammu, aga samas Movsar kogu väljas ei fighti. Pole imestada, on ju. Lopez just lõi Sean Silva Elpsiga nokki. Tehakse Volkanovskile lõppe. Ja seal kaardil tegelikult, see pole rohkem kaardil. Sydney on. Aga tegelikult on seal veel Mauricio Ruffi, Taidu Ivasa ja see Teixeira on seal, Dan Hooker ja Benoit Saint-Denis ja siis see kulutatigi välja. Veebruar 22, Strickland versus Hernandez. Junior Tafa, et ei ole või? Ei ole. Ja Ollavei ja siis Charles Oliveira. 2. Ja ongi kõik. Champion has a name. Saame järgmine veel nendega tegeleda. Mis, kus, millal? Oliveira tõmbab BMF-i ka veel ära. No siia lihtsalt paneb märtsis on London ja that's about it. Ja kuula küsimusi meil seekord pole. Järgmine saame chatiga kõvasti jutustada. Pigem teeme nii pidi, jah. See oli ka vist see mõte, et miks ei surunud seda, et ühesõnaga kõik teeme väikse announce'i siis selle kohta ka pärast seda siis episoodi laivi minemist, et järgmine episood, nagu öeldud, järgmine esmaspäev 15. detsember kell 3 teeme laivis ja kõikidel huvilistel fännidel lennake laivi, rääkige kaasa. Võtame aasta kokku, räägime lihtsalt numbritest, räägime elust olust, käime üle ka need fightid, mis siis vahepeal ära on, kloorikaart ja asjad ja pikime mingid momentid, mis meil siin on, ma ei tea, fight of the night, fight of the year näiteks mingi, ma ei tea, mis meil siin on veel ja või mingid ongi, nagu sa ütlesid, breakthrough of the year ja mõtlen midagi vägedat välja. Highlightse peale ja enda mingid top reelsid jälle äkki, mis me siin eelmine kord ka näitasime, vaata. Siga hea mööla ajamine. Räägime veits, mis uuel aastal ja oma visioonidest. Äkki saame natukene puistada. Ma arvan ikka saame. Natuke alati visata. Ja võib-olla sina, kuulaja, saad meid aidata. Aga seda juba järgmise episoodi 1 Max podcastiga. Kohtume peagi. Aitäh. Davai, tšau. Kohtume juba tund aega vähem kui nädala pärast. Come on. Davai, tšau.